tere ka minu poolt. Mina tahaksin alustada tunnustusega ja ma tahaksin tunnustada praegust kultuuri- ja spordiabi vallavanemat selle eest, et tulla täiesti teiselt erialalt, elualalt, hüpata sisse kultuuri ja seda hakata juhtima, et see on suur julgustükk ja ettevõtmine ja minu siiras tunnustus sulle selle eest. Meil on huvitegevused, meil on erasektor, kes tegelevad erinevate kultuuriliste ettevõtmistega, üritustega. Meil on, mis väga oluline, meil on merekultuur, mis tegelikult Saaremaal on jäänud täiesti tähelepanuta. Ja just hiljuti ka tegin väikese mõtteavalduse ajalehes selle kohta, et kui vähe tegelikult Kuressaare linn kasutab ära oma potentsiaali merelinnana. Ja see on äärmiselt kurb ja miks ma seda räägin, sest tegelikult need on omavahel kõik seotud. Noortesse puutub siis, ma näen nagu seda probleemi või muret nagu, et kogu see selline harrastussport noorte poolt eriti siis liigub ikkagi Kuressaare poole, et neid ei ole nagu, maal ei ole sisuliselt enam mingisuguseid trenne ega asju. Ja see sulgemine, selle saavad ikkagi otsustada kohalikud inimesed täiesti ise. Et kui ikkagi inimesed tahavad seda kultuurimaja või rahvamaja sinna ja nad käivad seal, siis ei teki ka selliseid küsimusi, et kas me paneme kinni või ei pane kinni. Aga kui ikkagi rahvas täiesti süstemaatiliselt lihtsalt ei tulegi, ükskõik mis üritusi seal tehakse, siis paratamatult tekib ühes kohas nüüd selline mõttekoht, et kas meil on vaja seda siis üleval pidada, kui inimesed seal olla ei taha või ei taha käia. Ja, elu on ju volatiilne ja muutusi on vaja ja ilmselgelt reformid, kui neid tehakse, siis need tehakse ikkagi eesmärgiga, et midagi muutub paremaks ja ilmselt nõustun Raunoga ka, et on tulnud uusi inimesi juurde, nooremaid inimesi, värskemaid ideid. Samas võib-olla siin selle teine pool on see miinuspool, eks ole, et kui me täna kultuurireformi sellisena hindame, siis tegelikult on ju, mis me oleme saanud. Meil on lubatu asemel vähenenud töötajate palgad, sellepärast, et kultuuritöötajate või siis rahvamajade perenaiste ja peremeeste koormus on viidud kas 0,5 peale või 0,75 peale. Aga tegelikult, mida me selle saavutasime, see, et ega siis kultuurijuht, maja perenaine teeb tööd täpselt samamoodi. Ta teeb oma töö ära, ta teeb seda lihtsalt väiksema raha eest. Tema töö ei ole 8-5, ta teeb seda nädalavahetusel, teeb seda õhtuti ja selles mõttes tegelikult me oleme väga palju kaotanud.